Tere tulemast taas kuulama ja vaatama Teevid tuleviku podcasti. Täna me räägime maailmast meie ümber, sellest, kuidas olla tubli ja aktiivne kodanik, kuidas märgata, aidata ja ka vabatahtliku tööga panustada. Aga ma annangi kohe oma külalistele sõna, saate tutvustada, kes te olete ja kust te tulete. Tere, mina olen Karlotta, olen Tartust ja olen ENL-i ehk Eesti Noorteühenduste Liidu kogukonnapraktika projektijuht. Ja see on üks äge programm, millest ma räägin mõne aja pärast, aga see on ka seotud vabatahtliku tööga ja sellest on tore teiega täna siin rääkida. Aitäh! Tere, mina olen Sirli, mina tulen loomusest ja meie tegeleme siis loomade eestkostega ja nende heaolu eest seismisega siis. Et kuna me teame, et loomadel on raske ennast väljendada ja öelda, kui neile midagi ei meeldi või neil on halb, et siis meie oma organisatsiooniga püüame seda häält siis kuuldavaks teha. Ja tegelikult igapäevaselt ma töötan üldsegi personalijuhina, et siis olen võtnud endale selliseks südameasjaks ka loomade ees seismise vabal ajal siis nii-öelda. Aga võib-olla siit minnagi teie nii-öelda teekonna algusesse, et kust või miks tuli teil üldse soov aktiivsemalt siis ühiskonna ellu panustada, et nii lihtne oleks ju kodus diivani peal istuda ja Instagrami lihtsalt scrollida, et mis teid inspireeris, motiveeris? Ma alustan, kui tohib. Minu vabatahtliku tee algus sai ülikooli aegadel. Minu kõige südamelähedasem vabatahtlik töö on siis, kui ma liitusin Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete ringiga. Ja seal ma sain esimese kogemuse, kuidas olla asepresident ehk kuidas juhtida organisatsiooni siseselt asju ja kuidas kommunikeerida inimestega, kuidas infot jagada ja seal oli üks väga südamelähedane asi. RSR-is on see lühend, oli oma podcast, siiani on ringjoon ja ma sain olla ringjoone juht aasta aega ehk siis sealt tekkis see suur armastus podcastimise vastu, et õppida ennast väljendama paremini ja üldse lihtsalt rääkida rahvusvahelistest suhetest oma eakaaslastega. Ja pärast seda, kui ma ülikooli lõpetasin, mul oli see podcasti armastuse vili idanenud päris korralikult, siis ma mõtlesingi, et no nii, et mida nüüd edasi teha. Ja kuidagi mõtteis välksatas, et korraldaks Eesti esimese podcasti festivali. Nii et RSR-i 2 sõbraga ja koos Aparaaditehase abiga korraldasimegi eelmise aasta novembris Aparaadio esimese podcasti festivali ja ma olin seal vabatahtlik, siiamaani. ja see on tõsiselt äge, et pärast ülikooli see kogemus, mis ma sain sealt organisatsioonist, ma sain edasi kanda uuele kogemusele ja see kogemus andis mulle edasise võimaluse töömaastikul. Aga sa ütlesid ka, et sa alles ülikoolis jõudsid sinna, kas kooli ajal, nii-öelda gümnaasiumi ja põhikooli ajal, siis sul ei olnud huvi või ei olnud neid õigeid inimesi ümber, kes kaasa tõmbaks või miks sa tunned, et see tegelikult sinuni päris hilja jõudis? Põhikooli vabatahtlikud tööd, ma arvan, ma ei mõtestanud tol ajal endale nii tähtsaks neid, et tegelikult ma tegin küll, käisin kuskil teatrifestivalil pileteid müümas, Hansalaat oli, jagasin flaiereid, aga tol hetkel ma ei osanud seda niimoodi väga mõtestada lahti ja tegelikult need ei olnud mulle nii südamelähedased ka, need olid lihtsalt võimalused, mille üle mul on hea meel, aga kõige meeldejäävam vabatahtlik töö ikkagi algas ülikooli ajal. Nii et tegelikult olid aktiivne juba täitsa väiksena noorena ka. Nii, Sirli? Mina vist alustasin vabatahtlikuna Virumaa loomade varjupaik oli äkki see nimi. Ma tean, nüüd nad on vist kuidagi koondunud MTÜ loomade varjupaiga alla, aga siis oli, ma tean, et Rakveres toimetas vist niisugune väike punt inimesi ja kuna mul on loomad tegelikult olnud algusest peale, siis juba väiksest peale väga südamelähedased, siis mulle tundus, et see võiks olla see koht, kus ma saan aidata. Ja kuna ma tol hetkel ise ikkagi ei elanud Rakveres, kuigi ma sealt pärit, et siis võib-olla ka sellepärast oli see valik nagu minu jaoks nagu lihtne, et siis ma mäletan, et ma kirjutasin nendest loomadest siis kirjeldusi, mis siis läksid kodulehele, et siis nad kiiremini koju saaksid.
ja ma vist tegin seda kuskil aasta aega, aga siis kuidagi ikka elu ja töö ja kõik tuleb nagu vahele. Ja siis mul paus jäi sisse ja äkki siis järgmine hetk oligi, kui ma liitusin Arvamusfestivali tiimiga, kus ma olin ka esimese aasta ma olin vabatahtlik infopunktis ja siis sealt edasi kuidagi jälle vabatahtlike koordineerimise teema tuli nagu lauale. Et kuna mul see personalijuhtimise taust on, et siis tundus, et oleks loogiline samm siis aidata ka selles osas organisatsiooni. Ja siis tulid juba disainiööfestival, siis ma olen ka PÖFFil olnud 1 aasta ja siis tegelikult ka loomusesse ma sattusin ka alguses kui vabatahtlik ja sealt ka erinevaid projekte siis tehes ja tundes, et see on nagu see koht, kus ma tahan olla ja kus ma saan panustada ja seda maailma natukenegi paremaks aidata teha, et siis nüüd olen siis juhatuse liikmeks siis saanud nii-öelda. Aga kooli ajal ma just kuulasin sind ja mõtlesin ka, et ka näiteks keskkooli ajal ma isegi ei teadnud või ma selles mõttes kuidagi see ei olnud nagu vist väga teema või ma ei mäleta, et meil oleks nagu ka klassis keegi sellest rääkinud, et on käinud nagu vabatahtlikud tööd tegemas. Kindlasti neid võimalusi oli, aga kuidagi see ma ei tea, kas siis oskus neid üles leida või kuidagi see enda peas nagu mõtestamine võib-olla ei olnud siis nagu veel seal kohas. Et jah, minul sai tegelikult pärast isegi ülikooli see vabatahtliku teekond üldsegi alguse. Ja te mõlema näitel on ju tegelikult see, et sellest sellisest vabatahtlikust tööst te kasvasitegi edasi, et see ei jäänud nagu sinna alguspunkti, et võib-olla osadel noortel on ka hirm, et sa lähed vabatahtlikuna tööle, tihti vabatahtlik töö ongi, et sa ei saa sellest tasu, et kaua sa niimoodi ära elad, aga tegelikult sa teed mingis ühes valdkonnas alguse ja tegelikult, kui see sind kõnetab, sa ise tahad sinna panustada, siis inimesed ikkagi saavad seal ka kasvada ja sa saad sellest teha ka oma nii-öelda siis eluviisi, millest sa saad ära elada. Ilmselt on mul õigus, ma ise ei ole ka sellisel kujul vabatahtlikku tööd teinud kuskil organisatsioonis, aga pigem on ka sellised, et kuskil üritustel abiks niimoodi jooksvad, et ka see on tegelikult ju vabatahtlik töö, isegi kui see on niimoodi ühekordne, mitte pikaajaline organisatsiooni panustamine. Aga võib-olla minnagi nii-öelda sinna vabatahtlikusse töösse korraks, et sa mainisid kogukonna praktikat, et räägi võib-olla sellest natuke, et mis võimalusi ongi Eestis siis üldse sellist vabatahtlikku tööd teha? Jälle kogukonna praktikaga on tore lugu, ma räägiks, kuidas ma sinna sain üldsegi. Pärast ülikooli lõpetamist ja korraldasin ära Aparaadio podcasti festivali, siis otsisin jooksvalt ka tööd kogu aeg. Kokku otsisin 9 kuud seda tööd ja kuskilt midagi ei paistnud silma ja kuidagi õnneks ei läinud, kuni ma otsustasin, nii, ma lähen praktikale. Ma lähen teen siis, seda võib ju nimetada vabatahtliku tööna, kui ma ise otsustan, ma tahan kuskile minna. Ja siis ma vaatasin, kogukonna praktikal on selline lehekülg nagu andmebaas, kogukonna praktika andmebaas, kus on siis üle 300 vabaühenduse, kus sa saad vaadata, mis nad teevad, kes on kontaktisikud ja seal on mingi teatud hulk MTÜ-sid, kes siis pakuvad praktikakohti. Ja ma leidsin sealt Eesti Noorteühenduste Liidu. Ja olin 6 aega seal turundus- ja kommunikatsiooni praktikal ja pärast seda praktikat mulle tehti tööpakkumine ja jaanuaris, kus ma ise vaatasin seda andmebaasi lehekülge, tänaseks ma ise haldan seda, et see on nii tore, kuidas elu viskab selliseid ägedaid asju ette. Ja kogukonna praktikast lähemalt rääkides, see on kogemusõppe, mille raames õpilased, põhikooli õpilased, 8-ndikud, 9-ndikud, kuni siis 12-ndikud lähevad oma meelepärasesse vabaühendusse ja teevad praktikat 10-15 tundi. Põhikooli õpilased jällegi vähem tunde. Ja mõnes koolis see on kohustuslik praktika, aga mõnes on see ka vabatahtlik, seega seda võib nimetada ka vabatahtlikuks tööks mõneti, et kus õpilased ise, kui neil on valik minna ja tahavad minna, on huvitatud, siis valivadki endale oma meelepärase MTÜ ja teevad seal teatud arv mingeid asju, räägivad juhendajaga, lepivad kokku, mida tal on võimalik teha. Ja selle praktika jooksul on meil praktikapäevik, mida ta täidab ja seal on ka eesmärgid, et kuidas ta lõpuks eesmärgistab need tegevused, kuidas ta kaardistab need ja kuhu ta siis lõpuks jõudis kogu selle praktikaga, ehk siis see on see eneseanalüüsi koht ka.
ehk siis seal on sellised oskused võimalik saavutada, näiteks nagu sotsiaalsed pädevused, ettevõtlikkusoskused, ehk seal on kohe nagu päevikus ka kirjas, et millised võimalused on õpilasel ennast arendada, mis on tõsiselt äge ja juba selle tõttu, et õpilane midagi saavutab, mingeid oskusi, mingid pädevused, et see, ma arvan, paneb igal õpilase silma särama, kes sinna läheb. Ma just hakkasin mõtlema, et huvitav, kas loomus on seal kirjas, et me tegelikult ka oleme arutanud seda, et tahaks rohkem nagu näidata, mis me teeme selles mõttes, et tegevusi ja ütleme siis ka mahu mõttes on hästi erinevaid. Ja meil ongi selles mõttes aktiivseid vabatahtlikke on kuskil seal 30 ringis, et on see siis mõne ürituse raames, nad tulevad, aitavad meil mõnda üritust läbi viia või siis on selline jooksev panustamine, eks ole, et on see siis sotsiaalmeedias või ka koduka haldamise või arendamise osas, et meil on ka selliseid erinevaid nagu oskusi võimalik kas siis nagu õppida või siis juba rakendada, eks ole. Aga siiamaani me oleme vist pigem ise kuidagi mõelnud, et kas siis ütleme siis nagu ülikoolidega või siis ütleme selliste juba võib-olla rohkem nagu täiskasvanutega seda koostööd teha, et me ei ole ka leidnud võib-olla sellist head võimalust, kuidas nagu ütleme siis keskkooli või põhikooli õpilasteni minna ja seda teemat ka nagu nende hulgas tutvustada, et ütleme siis loomade eestkoste kui selline, eks ole. Et ma pean vaatama. Ja kindlasti saame koostööd teha. Ja minu arust just see, et see ongi selline programm, kus te toetategi just selle praktika nii-öelda siis vihiku või mis sa mainisid enne, et minu arust see vabatahtliku töö nii-öelda see esimene samm teha ongi tihti võib-olla see keeruline, et sa ei saa päris täpselt aru nagu, et ikka kui sa teed midagi, siis olgem ausad, me ikka kõik tahame ju ise ka sealt midagi saada, on ju, et see ei pea olema alati materiaalne, aga lihtsalt sa kuidagi tahad teada, mida see sulle annab. Ja lihtsalt noorena ilmselt ise on vahel keeruline, kui seal ei olegi, koolis saad harjunud saama hinnet, tööl saad harjunud saama palka, et sellist, mis on siis natuke võib-olla siuke nagu vaimne, emotsionaalne väärtus, et seda ongi endal natuke raske mõtestada, et selles mõttes see on nagu noortele jube hea võimalus, kust alustada, et toetate seal seda nii-öelda väärtuse andmist ja nagu te mõlemad mainite, et see üks samm, sa teed selle ühe sammu ja selles mõttes sa heas mõttes langed sinna võrku, et siis on edasi juba lihtne leida neid uusi võimalusi, enda jaoks seda ära väärtustada, miks mitte ka elukutset leida, et kindlasti üks väga tänuväärt tegevus ühiskonnale ja tegelikult sa ikkagi saad ise ka sealt alati vastu midagi. Ja mõtlen just nende õpilaste peale, kelle koolid kuuluvad kogukonna praktikaprogrammi, võib-olla nad on peas mõelnud, et tahaks kuidagi aktiivselt panustada, aga ei tea, kust alustada, siis see on ka väga tänuväärne töö, et õpetajad räägivad ja tutvustavad, et on kogukonna praktika ja millised on need võimalused, kuhu minna, millisesse valdkonda ja see ongi hea, et kui õpetaja lihtsalt mainib selle ühe infokillukese, siis tegelikult see õpilaste initsiatiiv tuleb edasi sealt. Ja nii palju olen kuulnud õpetajate muljeid, õpilaste muljeid, et kui nad juba ühe korra lähevad, siis nad tegelikult jäävadki edasi käima. Näiteks mõned õpilased lähevad Tartu maratonile abiks ja neile nii tohutult meeldib, et nad jäävad sinna edasi vabatahtlikeks. Ja see programm ongi nii tohutult äge, et õpilased saavad sealt selle maigu suhu, et kui äge on panustada kogukonda ja ühiskonda, sest mina 9. klassi lõpus väga hästi ei saanud aru, kuidas mul on võimalik siis panustada, aga et praegu noortel on see võimalus, siis ma arvan, nad saavad palju paremini aru, mis see kogukond on ja kuidas olla aktiivne. No võimalusi tänapäeval ongi ju meeletult, aga kuidas te hindate, kas tegelikult see vabatahtlik töö on läinud noorte seas populaarsemaks? Ma võin selles mõttes nagu, kuna ma mainisin, et meil nagu koolinoori selles mõttes liiga palju olnud ei ole, et meie organisatsiooni näitel ma võin öelda, et jah, on küll, et kuidagi inimesed nagu, võib-olla ka see loomateema on selline, mis ikkagi puudutab südant ja selles osas on huvilisi väga palju, kindlasti on
nagu oluline sealjuures mõelda enda jaoks ka läbi see ajaline ressurss, eks ole, et sellepärast ma mainisin ka, et neid töid on erinevaid ja panustamisvõimalusi on erinevaid, et kõigil ongi erinevad võimalused ajaliselt ja energia mõttes ja asukoha mõttes, mis iganes tingimused, eks ole. Aga huvi selles osas on väga suur ja kui ma mõtlen ka oma eelmisi organisatsioone, kus ma olen olnud ise siis nagu vabatahtliku rollis või ka näiteks siis vabatahtlike koordinaator, mida on ka tegelikult nüüd viimasel ajal tihemini ette tulnud. Et tahetakse tulla ja just seesama kuidagi nagu siis uute inimestega kohtumine või selle nagu võib-olla siis oma nii-öelda võrgustiku nagu laiendamine või siis teistsuguse sellise kogukonna tundma õppimine on nagu see kuidagi põhiline teema, mis tuleb välja, kui vabatahtlikega rääkida, et miks sa tulid või miks sind see huvitab, eks ole. Et just see, et kuidas ma muidu nii lähedale saaksin nagu kas siis selle organisatsiooni mõistes või siis just nagu seda teemat kuidagi südamelähedaseks pidavate inimeste mõistes, eks ole, et see inimaspekt on mulle tundub selle vabatahtliku töö juures nagu hästi oluline ja nüüd üha olulisemaks tegelikult muutumas ka, et jah. Ma lisan juurde veel seda, et Balti Uuringute Instituut tegi uuringu 2018. aastal, et kui palju siis vabatahtlikus tegevuses inimesi osaleb ja 2018. seisuga võttes 5 aasta jooksul on see protsent tõusnud 31-lt 49-le ja ma arvan, et see protsent aina tõuseb ka, et see on ikka väga hea tulemus ja seal uuringust tuli välja, et 40% elanikest ei ole üldse panustanud. See tähendab, et väga suur osakaal tegelikult ikkagi on ja on huvitatud sellest, et panustama. Ja. Aga kas noortel on põhjust karta, näiteks kui nad kirjutavad sinna mitte ettevõttes isegi, vaid organisatsiooni ja ma tahan tulla vabatahtlikuks, et neile öeldakse ära, et tööle kandideerimisega me ju teame, et sa ei pruugi alati saada, aga kas vabatahtliku tööle nii-öelda siis kandideerimisega võib sama oht olla? No oht võib ikka olla selles mõttes, et mina siinkohal nagu mõtlen ja näen kuidagi ka selliselt, et organisatsioonil peab olema ka see endal nagu see valmidus ja see suutlikkus tegelikult seda inimest toetada, sellepärast et tegelikult olenemata vanusest inimene ikkagi, kui see on uus tema jaoks, infot on vaja jagada, toetada on vaja, juhendada on vaja, et sa ei saa selles mõttes lihtsalt jätta seda inimest, et mõtled, et jube tore, eks ole, et võtame siin endale noori hakkajaid, eks ole, juurde, aga et siis kuidagi jätame nad sinna, eks ole, et minu arust nagu see siis nagu klapp peab olema igal juhul ja selles mõttes organisatsioon peab olema enda jaoks selle läbi mõelnud. Aga jällegi, kui ma mõtlen praegu loomuse peale, siis nii palju on teha. Selles mõttes, et töö ei saa otsa, et see sõltubki täpselt ka noorest, kes siis kirjutab, et mis tema konkreetne soov on või siis kui tal ei ole konkreetset sihukest nägemust, et see on näiteks see suund, mida ma tahan proovida või et midagi sellist ma kujutaks, et ma tahan kogemusi saada siin, et siis koos tuleb leida see lähenemine või siis see, et mis on talle jõukohane ja mis on talle ka huvitav ja mis annab talle siis ka edasiseks nii-öelda teadmisi, kogemusi, oskusi, et ma pigem kipun arvama, et kui koos mõelda ja arutada ja leida see lahendus, et siis kas või kui mitte praegu, siis mõne aja pärast räägime uuesti, eks ole, et ma arvan, et päris ära ei saadeta vast äkki kedagi. Ma lisan veel juurde, et see sõltub muidugi vabaühendusest, et millised võimalused on, näiteks kogukonna praktika näitel on mingid MTÜ-d, kes pakuvad praktikavõimalusi hooajati, ongi näiteks Tartu maraton, eks ju, see on kindlal perioodil, või siis on mingi teised festivalid ka, et käib hooti, millal on rohkem vaja abijõudu, millal mitte, ja jällegi mõned MTÜ-d on sellised, kes ei saa näiteks kooliõpilasi võtta, et kui ongi seotud mingi väga spetsiifilise valdkonnaga, mida koolis või gümnaasiumis ei õpigi, et selleks pead minema ülikooli õppima teatud eriala. Ja teisalt jällegi peab olema juhendajal ka see valmidus. Et kas siin tekib küsimus, kas juhendajal või selle MTÜ liikmel, kas tal oleks vaja täiendavat koolitust, et juhendada? Et tegelikult, kui tahta kirjutada, uurida, rääkida, siis saab.
ja julgelt ilmselt võib igale poole kirjutada kogukonna praktika kaudu ja kas või loomusele siis otse ja tegelikult neid organisatsioone ongi ju väga-väga palju, kes aktiivselt tegutsevad ja pea et igas valdkonnas on ilmselt mingid oma MTÜ-d ja sellised aktiivsed organisatsioonid, kes siis selle valdkonna eest seisavad. Aga võib-olla siia vabatahtliku töö sellise ploki lõpetuseks, et miks seda vabatahtlikku tööd siis peaks iga inimene vähemalt korra elus proovima? Mina vastan hästi enda seisukohast, et minu ajend iga kord on olnud see, et ma ei näe nagu muud moodi võimalust õppida tundma enda jaoks täiesti uut valdkonda või näha enda jaoks huvitava organisatsiooni nii-öelda telgitagustesse. Sest tööle sinna, ma mõtlen näiteks disainiööd, eks ole. Et alguses ma läksin sinna vabatahtlikuks ja nüüd ma olen siis vabatahtlike koordinaator seal. Et mul ei ole tööalaselt või sellise nagu igapäevaelu kontekstis sellist nagu kokkupuudet disainiga. Ma ei ole õppinud seda, jah, mulle meeldib vaadata moe ajakirju, aga see on kõik, eks ole, et ma ei saa sinna minna kui selline tõsiselt võetav nii-öelda, et nii, ma tahaks nüüd, eks ole, tulla, teha, võib-olla saaks ka, ma ei tea, aga lihtsalt minu jaoks kuidagi see vabatahtliku roll on nii hea võimalus just nagu teha neid samme ja tõesti siis ka saada aru, et kas see võiks olla midagi sellist näiteks, mida ma tahan õppima minna või et see võiks olla selline organisatsioon, kus ma tahaksin tulevikus töötada. Et see avardab lihtsalt nii palju seda maailma pilti ja tegelikult jällegi, nagu ma enne mainisin, kasvatab ka võrgustikku, et juba tulevikuks näiteks, kui mitte kohe, et siis sul on mingid kontaktid, sul on hea minna sealt pealt edasi ükskõik mis kontekstis siis, eks ole. Nõustun kõige eelnevaga, et esiteks eriti noorel inimesele on väga vajalik katsetada, avastada erinevaid valdkondi, et mina näiteks siiamaani ei tea, et mis on see täpselt minu valdkond, aga ma katsetan ja vaatan ja tunnen, et proovides erinevaid võimalusi, olles vabatahtlik, siis sa saad mingisuguse suuna, edasise suuna kätte ja noorel inimesel on vajalik leidagi neid tutvusi ja see on hea võimalus, mida endale CV-sse kirja panna, et mina ka ülikooli lõpetades, mul oli vaid klienditeeninduse töökogemus, aga minu enda jaoks oli palju väärtuslikum see, mille eest ma ei saanud palka, ehk siis rahvusvaheliste suhete ringis liikmeks olemine ja Aparaadio festivali korraldamine, et sellel oli palju suurem emotsionaalne side ja ma tundsin, et nendes ma kasvasin ka täitsa teistmoodi, et kui sa juba tead, et sa ei saa tegelikult mingit tasu selle eest, siis see vaimne võit või see emotsionaalne side on kõvasti tugevam. See jah, võimaldab kuidagi näha hoopis teisi väärtusi selles kogemuses, et kui sa tead, et raha siin mängus ei ole, aga et siin on niivõrd palju muid asju, et võib-olla see jah ka aitab nagu natuke laiemalt mõelda ka seda, mida erinevatest kogemustest või ka nagu töökogemustest nagu võtta. No see nii-öelda järgmine plokk siis, millest rääkida nii-öelda aktiivse kodanikuna ühiskonda panustamine, on ka osati sihuke vabatahtlik töö, aga ma nüüd mõtlengi seda, et kui minna nüüd sinna, et üksik indiviidina, kui sa ei taha ennast mingi organisatsiooniga otseselt siduda, kuidas märgata, aidata, mida teie näiteks oma praktikast saate, teate soovitada, et kuidas motiveerida, et me siin enne salvestus ka rääkisime, et kui õudseks see maailm siin ikka juba hakkab minema, et kõik on, no mitte kõik, aga päris palju on nagu halvasti ja tahaks teha ikka paremini, et kuidas saab, mida saaks teha? No tahtmine peab olema, ma arvan, et see sisemine põlemine siis asja parandada. Et mulle kuidagi endale tundub, et sellest saab kõik alguse ja kuidagi leida neid samamoodi mõtlevaid inimesi, et üksinda tundub võib-olla hirmus ja täpselt see tunne tekibki, jah, jällegi nagu me enne rääkisime,
et mis siis nüüd mina, et noh, mis minust ikka nüüd siis muutub, eks ole, et tegelikult kui rohkem inimesi mõtleks, et tegelikult ikka võib-olla muutubki ja siis üksteist nagu üles leida ja seda selles mõttes võib-olla ka jagada, et mitte võib-olla tunda, et ma ei julge öelda, et ma tegelen mingisuguse sellise asjaga või et ma usun mingit sellist nägemust või mul on selline seisukoht, et noh, ma ei räägi siin nagu äärmustest, eks ole, et lihtsalt sihuke nagu tavainimene nii-öelda. Et julgeda ka jagada seda, et noh, minu jaoks see ongi näiteks oluline. ja siis koondada kuidagi enda ümber või leida siis see kogukond juba, kes ka tegeleb selle sama teemaga. Et koos on julgem ja selles mõttes koos on selles mõttes võib-olla mõjuvõim ka ikkagi suurem, eks ole. Et ma täitsa ise usun küll sellesse, et kui sul on tahtmine ja soov midagi teha ja parendada, siis need muud võimalused sa leiad ka sinna ümber. Et kui on selline, noh, et siis ta jääbki võib-olla kuskile sinna toppama, et mõtled, küll keegi ikka teeb. Et noh, ilmselt teebki, aga sul on ka endal nagu võimalus tegelikult aidata kaasa millegi muutumisse siis. Aga kas teid näiteks vahel ei aja niimoodi keema selline asi, et sina teed, sina panustad ja need, kes peaks ja võiks, need ei tee. Et minu jaoks näiteks ma tunnengi, ongi kõige sellisem suurem pidur see, et jah, ma tean, et ka minu käitumine, minu otsused loevad, loomulikult iga inimese otsused loevad, aga ma tean, et sellest nagu lõppkokkuvõttes ei tule neid muutusi, mis parandaks seda üleüldiselt nagu seda seisukorda olukorda, et selle jaoks peavadki nii-öelda need kõrgemad institutsioonid, tähtsamad inimesed tegema need otsused. Kas see ei võta teil vahel seda motivatsiooni maha või mida te ütlete neile inimestele, kes tulevadki nii-öelda siis minu suhtumisega? See on hea küsimus, raske küsimus. Mina mõtlen niimoodi, et ega kõik ei huvitagi ju heaolu, kõik näevad heaolu erinevad enda vaatevinklist ja mina mõtlen niimoodi, et kui mina tunnen, et on see sisemine põlemine nagu enne käis läbi, siis see juba mõjutab teisi ka. Sa tõmbad neid samu mõtlevaid inimesi ligi, et kui sa kiirgad seda välja, siis küll need inimesed tulevad mingit moodi ja peab leppima, et paraku kõik ei ole sellise põlemisega, et tahaksid teha vabatahtlikku tööd või et tahaksid kuidagi aidata. Nüüd seepärast pole mõtet ka pahane olla teiste peale, kõik teevad seda omal moel. Jah, selles mõttes ma olen täiesti nõus, et noh, eks ikka võib ajada närvi ja vihastuda ja nii, aga noh, samas kuidagi mulle tundub, et see ei aita jälle edasi, et noh, et pigem siis püüda seda inimest mõista ja kui tekib võimalus diskussiooniks, et saada aru, kust tema seisukohad tulevad või miks ta nii tunneb, et vahepeal on vaja süstida motivatsiooni, vahepeal võib-olla inimesel on valeinfo, saab jagada, eks ole, õigemat infot, et jällegi püüda otsida võib-olla neid lahendusi siin, et noh, selles mõttes, et vihastumisel ega need närvirakud ei taastu, et selles mõttes ei, noh, et vaadata pigem nagu kuidagi, et mida siis saaks teha ikkagi, et jah, et ma ise kuidagi arvan, et inimesed, noh, jällegi võib-olla on erandeid ka, aga et ei ole tegelikult halvad, eks ole, et igaüks tuleb oma taustaga, oma kogemuse kõigega, et kui on tahtmist ja soovi aru saada ja diskuteerida, siis noh, ma arvan, et vähemalt ühe hea mõttega läheb see inimene sellest olukorrast kindlasti edasi, ja võib-olla sealt hakkab arenema midagi järgmist ka, nii et. Jah, et äkki leiab ikka selle kuldse kesktee. Jah, just. Aga mis teie nii-öelda kogemus on, et kuidas organisatsiooni välised siis ikkagi aidata? Märgata, millised võimalused siin Eestis on, et kuidas julgustada, et noh, kindlasti need heategevusüritused, kus saab annetada, aga kas teil on omast näitest tuua ka veel mingeid selliseid ka kõige lihtsamaid igapäevaseid näiteid, mis võib-olla julgustaks noori, noh, märkamise osas kõige lihtsam on silmad on ju avada, vaadata enda ümber ringi, aga just, et see aitamise pool. No üks asi on jah, selles mõttes selline nagu rahaline panustamine, eks ole, et see on MTÜ-st tulles, siis on väga abiks alati, eks ole. Noh, teine ongi see sama aeg, et sa näed, et sul on, ütleme,
päevas paar tundi, sul on võib-olla mõned sellised südamelähedased teemad, kõike ei saagi, kõike ei peagi, aga et võttagi 1-2 võib-olla sellist organisatsiooni või siis tõesti on mingi üritus tulemas, eks ole, et kus sa saad ka oma ajaga ja juba kohaloluga, eks ole, aidata. Ja seesama märkamine, et sellest ikkagi saab alguse kõik ja mis mulle nagu tundub, et võib-olla julgust võiks ka olla ja mitte üldse, ma ei räägi ainult noortest, vaid ka täiskasvanutest, et see julgus minna, kui sa näed või isegi kui võib-olla see olukord tundub selline, et ma ei tea, kas tal on abi vaja või ma räägin ka siin kas või tänaval kellegi aitamisest või et need väiksed asjad, eks ole, et see julgus minna ja küsida, et vabandust, et kas teil on abi vaja või kas ma saan kuidagi aidata, et seda julgust ka rohkem kuidagi tekiks või et me ka ise võib-olla enda tegevuses oleks need eeskujud, et me lähme ja me teeme ja me küsime ja me ütleme ja ma arvan ikkagi ka see selline avatud nagu olek ja kuidagi selles mõttes sellest rääkimine. Et sellega sa ka julgustad ju enda ümber olevaid inimesi ka tegema midagi või siis jagada seda, kuidas sa kodus näiteks prügi sorteerid, eks ole, et see tundub mõne jaoks täiesti kosmos, et kuidas see üldse võimalik on, et see muidugi, mis sellest pärast saab, see on omaette teema, eks ole, aga jälle see on nagu väike samm, mida sa ise saad selles mõttes nagu teha, et jällegi jagad sõbrale infot, kuidas seda lihtsam oleks teha, eks ole, või ka sellise nagu liigtarbimise vähendamine, eks ole, et sellest jällegi sõpradega rääkides ja jagades nagu kasulikke materjale selliste asjade kohta, et ma arvan, neid võimalusi on hästi palju, et ma ühte konkreetset näidet ei oskagi nagu välja tuua, et minul tuli tegelikult meelde üks vabatahtlik töö, mis ma tegin põhikoolis. Esiteks, soovitus noortele on huviringid, et trennid, kus sa käid või mis iganes kooli sisesed tegevused, et näiteks kui ma käisin näiteringis põhikoolis, siis meil oli võimalus minna kuskile teatrifestivalidele, ehk juhendaja räägib ja soovitab, kuhu üritustel on võimalik vabatahtlikuna minna ja lisaks ma mängisin võrkpalli ja võrkpalli kaudu oli mul ka võimalik olla pallitüdruk tähtsatel võistlustel. Ehk just nüüd vilksataski meelde, et ka see on äge, et kui sa oled aktiivne mingites trennides, kooli huviringides, siis ka õpetajad, sõbrad, treenerid jagavad ka neid võimalusi. Ehk see on ka hästi hea koht, kus lihtsalt, kui on võimalus, hoia silmad kõrvad lahti ja haara sellest võimalusest kinni. Ja kindlasti sõpradega rääkida. Sõbrad kutsusid ka kuskile mingitele üritustele, lähed kaasa, koos on sellises eas ikka lõbusam minna. Ja minul endal näiteks näide on hoopis selline, et ka võib-olla, et mitte, et sa pead alati justkui tegema midagi, vaid ühtepidi ka nagu olema, ise selline avatud, tore ja häid suhteid looma erinevate inimestega, et minu selline nii-öelda karjääriteekond, millest ma siis olengi nagu ise unistanud ja mõelnud, ja kust nii-öelda siis ma saingi hakata tegema neid töid, mis mulle päriselt meeldivad. Sai alguse sellest, et mu esimene klassijuhataja soovitas mind oma tütrele. Kuidagi juhuslikult tuli jutuks, et nad otsivad ka oma tiimi samamoodi praktikanti ja kuna ma ei õppinud sel hetkel, ma töötasin, aga ta teadis, et ma otsin nii-öelda oma suunda, siis ta ütles, et kuule, aga teda huvitab, et võta taga ühendust, et täpselt nagu täiesti kuidagi nii suvaliselt, aga täpselt oligi see, et nagu sa ütlesid ka, et need asjad lihtsalt juhtuvad lõpuks, et samamoodi said hästi läbi, panustasid on ju klassiürituste tegemisel, osalesid klassi eest väljas on ju ja jäid meelde, jäid silma ja kohe nagu oli sellest kasu. Et jah, kuidagi nagu mina ka usun ikka seda, et kui sa ise oledki nagu avatud ja panustad ja teed, siis need head asjad nagu tulevad alati ringiga tagasi. Igati nõus. Ja lisaks viimasel ajal praegu väga palju tuleb mulle sõpradega jutuks vabatahtlik töö, sest mul hetkel sõbranna ongi Narvas teatrifestivalil vabatahtlik ja lisaks mul üks vana kursõde käis Itaalias 2 kuud tegi vabatahtlikku tööd. Ehk jällegi soovitus noortele, et vaadata Euroopa, tähendab Erasmus pluss neid praktikaid, programme ja Euroopa Solidaarsuskorpuse lehekülje kaudu ka,
leiab välismaale neid võimalusi, aga Eesti siseselt on ka selle lehekülje kaudu võimalik leida. Ja vist välismaa nendega osad on vist isegi veel sellised, et sa lähed sinna ja nad vist isegi aitavad sul seal ära elada ja annavad taskuraha, et tegelikult win-win igatepidi, et sa saad panustada, sa saad riiki näha, sa saad keelt praktiseerida, lähed soojal maal, on ju, saad ikka vahel natuke päikest ka võtta, et ja samas ise nagu kasvada, areneda, et tõesti neid võimalusi on, aga ongi just see, et mul endal on ka tuttav näiteks käinud Inglismaal vist kuskil lasteasutuses, et kuidagi mul on ka tunne, et seda ei reklaamita liiga palju või sellest nagu ei räägitagi, et sa tead siis, kui su tuttav on käinud, aga liiga tugevalt see ei olegi kuidagi veel meil haridussüsteemis ka sees, et pigem koolide puhul vahel ongi natuke tunne, et nad hoiavadki õpilasi hästi õppimise joonel, et nad võib-olla ei kaoks ära või et neil ei tekiks ülekoormus mingite muude tegevustega, aga tegelikult võiks ja peaks, sest ma ise küll tunnen, et kui ma peaks ainult õppima näiteks ülikoolis ka, et ma ei saaks käia tööl selle kõrvalt, et noh, nagu närbud ära, et midagi praktilist on sinna kõrvale vaja, mis kuidagi nagu aitab sind inimesena nii-öelda emotsionaalselt nagu tegevuses hoida. Ja näiteks need, kes ei taha kohe välismaale minna vabatahtlikuks, siis vabatahtlike värav on selline lehekülg, kus on ka väga hästi seletatud lahti, kuidas vabatahtlik töö käib, mis ta on, millised võimalused on Eesti-siseselt. Ja tõesti ei ole väga palju promotud ega turundatud vabatahtlikku tööd, et see on üks koht, millega kindlasti võiks tegeleda veel rohkem süvitsi. Ja ma olen nõus sellega, et jah, kui sa just rääkisid, siis ma mõtlesin ka, et ega ma ise ka kuidagi, noh, siit-sealt kuuled, et keegi on kuskil käinud, noh, jällegi see imeline sotsiaalmeedia, eks ole, et sa näed, kus sul võrgustikust inimesed osalevad, on ja mis üritused üldse on ja sealt sa ka korjad neid killukesi nagu kokku ja noh, siis lähedki vaatad vabatahtlike väravasse või noh, praeguseks vist on juba ka mingisugused grupid tekkinud noh, Facebookis kas või, eks ole, et sealt saad infot, et pigem vist minu kogemus on ka see, et ise on tulnud otsida, et kuidagi noh, kuskil kuulutatud seda niimoodi suurelt isegi ei ole, et see on ju huvitav, et seal on veel arenguruumi kindlasti. Kui praegu meid kuulavad ka õpetajad või noorsootöötajad, siis mis päev täna, kui me salvestame ühesõnaga, kui te seda kuulate, siis sellest järgneval tööpäeval palun rääkige noortele, näidake, tutvustage võimalusi, et kes teab, mis ägedad teekonnad sealt võivad alguse saada. Ja võib-olla noortele võib-olla ei ole seda harjumust ka minna mingisugusele arvuti kaudu veebisaidile, äppid on ju palju mugavamad. Nii et on ka võimalus alla tõmmata vabatahtliku töö äppe, aga need on siis suunatud just rahvusvahelisele vabatahtliku tööle nagu backpacking ja no igatahes neid leiab, kui lihtsalt panna otsingusse. Korraks peab guugeldama ilmselt. Jah, et neid on ka väga palju hinnatud äppe. Tuleb jah leida nagu üles need teised väärtused seal tagant, et ma ise nagu põlesin kooli ajal juba selles mõttes kergelt läbi, et ma raha pärast tegin hästi palju tööd, aga siis kuidagi jäidki kõik muud olulised, sõpradega aja veetmine suvel, kui käid veel koolis, et siis ma kuidagi nagu tundsin õnneks juba selle hetkel ära, et ma ei taha enam kunagi nagu raha pärast niimoodi tööd teha. Ja nüüd mul ongi see, et kui on mingid tööpakkumised tulnud või mingid sellised ühekordsed projektid, siis ma kui räägitakse projekt, siis ma juba luban ennast ära ja siis ikka vaata ema või isa vahel küsib, et palju sa siis selle eest saad või et mis see palk on. Ma ei tea, ma ei küsinud veel. Et kui see lepingus tuleb, et siis ma näen, et ma arvan, et eks muidugi vahel on elus neid hetki, kus sa pead seda numbrit vaatama ja tegema selle järgi otsuseid. Aga üldiselt ma arvan, et iga inimese suurem eesmärk võiks olla see, et nad saavad teha neid valikuid selle pealt, mis nad tahavad ja see number on seal siis lihtsalt selline hea magus boonus kõrval. Sest ma arvan, et see aitab ka inimesi nii-öelda tervemana hoida, et tegelikult on ju päris palju ka sellist tööstressi ja inimesed ei taha ja ei viitsi käia, et
ja võib-olla ka jälle hea lahendus, et võtta vabatahtlik töö kõrvale, et siis sa saad vähemalt teha nädalas mingi aja seda, mida sa oled ise otsustanud ja mida sa väga tahad teha, et võib-olla siis on ka natuke lihtsam. Natuke tasakaalus, mul isa on öelnud, et kui su töö on su hobi, siis sa oled väga õnnelik ja siis see on suurepärane töö lihtsalt, aga vabatahtlik töö ongi see võimalus, kus sa saadki ühildada oma hobi ja vabatahtlikku tööd. Et võib-olla see on ka see mingi motivaator, et sul on your world is your oyster, vali mida iganes tahad ja leiad selle meelepärase valdkonna ja see ju ongi põhimõtteliselt sinu hobi. Eriti veel tänapäeval ka, kus räägitakse hästi palju sellest, et ei ole enam ühte karjääri, eks ole, et me teeme erinevaid karjääre elu jooksul, kes siin on 3 tükki pakkunud, kes on 4 tükki, on ju. Et jällegi, sa saad läbi vabatahtliku töö näha nii palju uut ja nii palju teistsugust ja ma olen suhteliselt kindel, et sealt on võimalus tegelikult leida, kas see võib olla järgmine samm või taas sütitada mingisugune huvi, mis sul varem oli mõne valdkonna vastu, et ma eelmise jutu jätkuks enda kogemusest tahtsin jagada, et mingi hetk ka siin äkki aasta või 2 tagasi mul sõbranna küsis, et miks sa teed seda kõike, mida sa teed. Ja kuidagi tuli ka see, et loomuses olin siis ka rohkem nagu tegutsema hakanud. Ja kuna ma tol hetkel töötasin siis tehnoloogiasektoris, siis ma mäletan nii hästi, et ma ütlesin talle, et see kuidagi, see vabatahtlik töö hoiab mind kontakti reaalsusega, et see tehnoloogiasektor on selline, sellest räägitakse nii palju ja selle ümber on tohutu selline nagu mull, eks ole, ja et siis kohati ma ise võib-olla tundsin, et mul kaob nagu see päris eluga nagu see korralik kontakt ära, et siis just, et teha seda vabatahtlikku tööd ja näha, mida kõike veel inimesed teevad, eks ole, ja millega tegelevad ja et see kuidagi oli minu see tasakaalustamise punkt nii-öelda, et jah. Ja ma ikka kuulen ja mõtlen see väljend, see vabatahtlik töö, et võib-olla täiskasvanuna see mingis mõttes ongi juba töö, aga ma kujutan ikkagi ette, et noorena, kui sa alustad kuskil organisatsioonis, et see võib-olla see töösõna natuke hirmutab ja ma ise ütleks küll, et see on pigem nagu aktiivse kodanikuna panustamine, et see kuidagi nagu, see ikkagi on palju nagu ägedam kui töö. Et töö võib ka kindlasti äge olla, aga nagu kui sa ise ikkagi valid, kuhu sa lähed ja tegelikult need organisatsioonid ongi ju ikkagi nii-öelda klassikalistest ettevõtetest ikkagi erinevad, et sa ei lähe kuhugi liini taha tavaliselt või kuhugi leti taha, üritustel võib-olla on, aga mitte niimoodi igapäevaselt, et need ongi nagu hästi mitmekesised ja võib-olla ongi lihtsalt see, et miks kõik noored või paljud noored ei ole veel oma teed sinna leidnud, ongi see sihuke teadmatus mõnes mõttes, et ei teatagi ja see töösõna võib olla seal ka, mis siis natukene nagu hirmutab, aga tegelikult see ei ole ju nii, et sa liitud organisatsiooniga ja nüüd esmaspäevast reedeni 9-5 on sul kogu aeg mingit tegevust ja kogu aeg pead panustama ja kogu aeg mingeid asju täitma, et tegelikult ju see nii ei ole. Ja ma pigem ütleks töö asemel eneseteostusvõimalus. Või kogemus või kuidagi, jah. Ma arvan ka, et see töö võib olla, eriti ma nüüd ei ole ammu küll olnud ei põhikooli ega keskkooli õpilane, eks ole, aga see töö jah, tundub nagu selliste nii-öelda suurte inimeste või siuke nagu päris nagu elu ja siuke tõsine asi, et ma arvan ka, et see kuidagi see kontseptsioon ka natukene ringi mõtestada, et see ei ole nagu see töö, et see on tõesti nagu selles mõttes erinev kogemus või selline eneseteostuse võimalus või panustamine, et siin selles mõttes kõik on õiged sõnad. Kuulge, aga nüüd siia lõppu selline reklaamipaus, et võimalus teha üleskutseid, reklaame, motivatsioonikõnesid maha pidada, et viimast korda, et miks need noored ja ka vanemad peaks tulema ja panustama. Soovid sa alustada? Alusta sina. Võite siis 1, 2, 3 mõelda praegu ja siis tulistage. Liftikõne, eks ole. Ja, liftikõne. No ma ikkagi selles mõttes arvan, et meis igas ühes on see sisemine põlemine olemas, et see tuleb leida see õige valdkond enda jaoks, kus sa tõesti tunned, et kui sa selle eest kas või ka saad mingit raha või ei saa, et see ei olegi oluline, et tegelikult
see tunne, mille sa päeva lõpus, millega sa koju lähed või sealt asutusest ära kõnnid või mis iganes, et see on andnud sulle kui inimesele midagi, see on arendanud kas sul mingit oskust, teadmist, andnud kogemust, lihtsalt täitnud su hinge või südant selles mõttes sellise tundega, et see on see, et jah, et minust ka sõltub midagi nii-öelda, et ma olen midagi teinud, et seda meie ümbritsevat paremaks muuta. See oli nii ilusti öeldud. Minul on üleskutse noortele, et kellel ei ole veel seda sisemist põlemist või kellel juba on ja teab, mida ta tahaks teha, kuhu ta tahaks panustada, siis võib julgelt võtta minuga ühendust kogukonnapraktika.ee kodulehekülje kaudu ja aitan leida neid võimalusi, kuhu minna praktikale, teha vabatahtlikku tööd ja anda nõu, kuidas mõned noored näiteks isegi võib-olla natuke kardavad võtta ühendust, et kui ei vastata kohe esimesel korral meilile, siis ei teata, et kuidas nüüd edasi, et siis helistada. Et tuleb julgustada noori ja julgege olla julged, julgege hoida silmad ja kõrvad avatuna ja kui on see põlemine, siis tulevad need võimalused justkui iseenesest. Jah, ja kui need kõrgemal, mis me rääkisime, et organisatsioonid ja inimesed ei hakka veel olukorda parandama sinu nii-öelda südamelähedases valdkonnas, siis lihtsalt peab ise. Pole muud varianti, keegi peab alustama ja lähed ja kasvad ja lõpuks niidad need sealt ülevalt ka maha ja teedki lõpuks ise need õiged head otsused ära. Just tuleb suurelt unistada. Kuulge, aga väga tore, et te tulite siia oma kogemust jagasite, et nii, kes ikkagi siin koha peal oleks, siis teil silmad põlevad, kui te räägite sellest, ise nii usute, naudite ja tegelikult see ongi see, et see teeb õnnelikuks teid, sest et te olete leidnud selle, mis teid kõnetab. Nii et kui keegi tahab olla sama õnnelik, siis vabatahtlik töö. Aitäh teile! Aitäh! Aitäh sulle ka!